Tere päevast, head investorid ja kõik, kes te meid praegu kuulate ja vaatate. Alustame Infortar Grupi 2026. aasta esimese kvartali tulemusi tutvustava veebiseminariga. Mina olen investorsuhete juht Kadri Laanvee ja koos minuga annavad täna ülevaate Infortari viimase aja tegevusest ja tulemustest juhatuse esimees Ain Hanschmidt ja Infortari tegevjuht Martti Talgre. Me alustame siis kõigepealt tegevuse ja olulisemate sündmuste ülevaatega 2026. aasta esimeses kvartalis ja peale presentatsiooni vastame ka meile saadetud küsimustele. Kui keegi soovib veel praegu küsimust esitada, siis saab seda teha kasutades küsimused ja vastused nuppu Teams rakenduses. Tänast esitlust salvestatakse ja see on hiljem kättesaadav Infortari investor veebis. Aga alustame siis tegevuse ülevaatega ja sõna üle Ain Hanschmidt. Palun. Tere päevast, lugupeetud aktsionärid, lugupeetud investorid. Ma sissejuhatuseks kohe ütlen, et esimene kvartal oli meil suurepärane kvartal. Ja nüüd hakkan ülevaadet andma aktsiaseltsist Infortar. Tuletan lihtsalt meelde, et Infortar on Eesti suurim investeeringute valdusettevõte, mille põhitegevused on koondunud siis meretranspordi, energeetika ja kinnisvara valdkonda. Neid ühendab tugev varabaas, kõrge sisenemisbarjäär ja võime genereerida stabiilset rahavoogu. Lisaks toetavad portfelli põllumajandus, inseneriehitus ja trükitööstus, mis annavad täiendavat hajutust ning loovad sünergiaid meie põhisegmentidega. Nagu ikka, me oleme rääkinud, et meretranspordis on meie kõige suurem investeering Tallink. Tallinki me omame 68,5% ja energeetikas on meil keskne roll aktsiaseltsil Elenger Grupil. Ja mis ühendab nii infrastruktuuri, müüki ja tootmist. Kinnisvaras kuulub meile ligi 141 000 ruutmeetrit erinevat kinnisvara, nii hotelle, kontorihooneid kui ka logistikakeskusi. Ja nüüd läheme slaid 4 juurde. Kui lühidalt kokku võtta, siis esimene kvartal oli Infortari jaoks, nagu ma juba ütlesin, suurepärane. Käive kasvas, kasumlikkus paranes, puhaskasum pöördus plussi, kui eelmine aasta meie puhaskasum oli -15 miljonit eurot, tegemist oli kahjumiga, siis tänavu aasta on pluss 5 miljonit eurot, et meie selle aasta start algas väga hästi, et me oleme esimese 3 kuuga 20 miljoni võrra paremad. Kui arvestades eelmine aasta meie kasum oli 70 miljonit eurot, siis oleme hoopis uues graafikus. Ja mis on kõige tähtsam, et meie põhitegevus kasvas kõigis 3 äris, kui me põhimõtteliselt oleme kogu aeg teinud, meie DNA-s on teha ülevõtmisi ja ühinemisi, siis praegusel momendil me oleme kasvanud igapäevase tegevuse arvelt. Et esimene kvartal võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga, need head tulemused olid tänu orgaanilisele kasvule. Ja ma lähekski kohe järgmisena tulemuste juurde, kuna Martti, sa räägid Tallinkist juba pärast täpsemalt. Ja kui nüüd vaadata siis esimese kvartali tulemusi, siis meie müügitulu oli 505 miljonit eurot. See on tegelikult rekordiline kvartal. Meil pole kunagi nii kõrget müügitulu olnud. Eelmine aasta meie rekordkvartal oli teine kvartal, kus meil oli ka ümardades 505 miljonit eurot, aga nüüd sellel aastal on 400 000 euro võrra parem. Mis on kõige tähtsam, et meie, nagu ma ütlesin, meie kasv tuli orgaanilisest kasvust, igapäevasest tegevusest ja meie müügikäive kasv oli 13% võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga. Meie EBITDA oli sellel aastal 47 miljonit eurot esimeses kvartalis. Eelmine aasta oli 28 miljonit eurot, kasv 68%, et me oleme selle kasvuga väga rahul. Ja nagu ma juba ütlesin, meie kasum oli 5 miljonit eurot, aasta tagasi oli -15 miljonit, et on 20 miljoni euro võrra parem. Finantsiliselt oleme me väga tugevad, meie
varade maht on ligikaudu 2,7 miljardit eurot, omakapital 1,2 miljardit eurot, täpsemalt siis 1 miljard ja 236 miljonit. Meie netovõlg on vähenenud ja kuna meie missioon on olla kriisikindel, inflatsioonikindel ettevõte ja muidugi dividendi aristokraat, siis me oleme võimelised siin dividende samal ajal maksma ja ka laenukoormust vähendama. Juhul, kui me hakkame täiendavaid mingit ülevõtmisi tegema või laienema, siis me saame alati seda ka võõrkapitali kaasata või kui vaadata meie finantspositsiooni, siis meie finantspositsioon on väga tugev, et me oleme võimelised ülevõtmisi väga kiiresti tegema. Et üheaegselt me oleme võimelised kasvama ja teiselt poolt me oleme võimelised siis dividende maksma ja ma lihtsalt tuletan meelde, et juhatuse ettepanek oli maksta dividend 3 eurot ja 2 senti aktsia kohta. Et me nüüd juba veebruarikuus andsime seda teada, aga ma lihtsalt tahan siin juurde lisada, et eelmise aasta tulemustest või dividendidest on võimalik kõikidel aktsionäridel osa saada, kui nad ostavad aktsiaid veel selle aasta mais ja selle aasta juunis. Et meil tuleb aktsionäride üldkoosolek, kus me siis fikseerime selle päeva, mis ajani saab aktsiaid osta, et selle aasta dividendidest siis kasu saada. Ja aktsiahinna liikumisest me põhimõtteliselt oleme väga rahul, kui tuletada meelde, et 2,5 aastat tagasi me läksime börsile, siis oli aktsiahind 26 eurot aktsia kohta, täna on 47 eurot aktsia kohta ja dividendide määr on 3 eurot ja 2 senti. Ja vaadates, kuidas meil praegu äri läheb, siis me oma missiooni oleme täitnud, et oleme püüdnud olla dividendi aristokraat. Aitäh, Ain, et edasi annab siis ülevaate Infortari segmendipõhisest tegevusest meie tegevjuht Martti Talgre, palun. Tere päevast ka minu poolt, et liigume nüüd siis meretranspordi juurde, et Tallink on Infortari kõige suurem ja kõige tuntum investeering ja otse loomulikult strateegiliselt väga oluline osa kogu kontsernist. Aga paar sõna lühidalt Tallinkist ka, et Tallinki näol on siis tegemist ühe juhtiva reisijate ja kaubavööteenuse pakkujaga Läänemerel. Tallinki puhul on oluline ka see, et ärimudel on hajutatud, toimetame erinevatel liinidel, pakume klientidele reisijatevööteenust, minikruisiteenust, kaubavööteenust, lisaks on portfellis hotellid, restoranid ja samuti siis osad laevad on välja prahitud. Et see meie arvates muudab ettevõtte vastupidavamaks ka muutlikus turukeskkonnas ja samamoodi üsna hooajalises tegevuses, milles siis Tallink toimetab. Kui nüüd vaadata Tallinki esimest kvartalit aastal 2026, siis esiteks tuleb meeles pidada, et esimene kvartal on alati sesoonselt Tallinki jaoks kõige väljakutsuvam, aga iseenesest numbrite üle on põhjust rahul olla, et reisijate arv kasvas ligi 7%, kaubamahud rohkem kui 13% ja käive oli ligi 150 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aastaga esimese kvartali EBITDA Tallinkil oli see aasta plussis, ehk siis 2,1 miljonit eurot ja puhaskahjum vähenes, olles siis 22 miljonit eurot. Ma arvan, et mida siit kaasa peaks võtma on see, et võrreldes eelmise aastaga operatiivne trend on selgelt parem. Likviidsus ja võlakoormus on jätkuvalt üsna madalal tasemel ja ettevõtte läheb suvehooajale vastu oluliselt tugevama ja optimistlikum lähtepositsiooniga, kuigi kütusehind on loomulikult kõrgem, aga sellega me siis aktiivselt tegeleme. Tallinki puhul on kindlasti investorite vaatest ka väga oluline dividendimakse, ehk siis Tallink on ka andnud teada, et ka sellel aastal on plaanis maksta 6 senti dividendi ehk siis 2 osas. Üks on siis vist juulis ja teine on novembris. Kui nüüd vaadata kvartaalset sesoonsust, siis nagu juba mainisin, et Tallinki puhul on oluline meeles pidada, et äri on selgelt hooajaline ja siin slaidil on seda väga hästi näha ja selles mõttes on väga tore näha, et hooajalised keerulisest kvartalist suutsime võrreldes eelmise aastaga märkimisväärseid oma mahtusid ja tulemusi parandada.
Esimeses kvartalis on alati teemaks ka see, et osad meie laevad on dokis, ehk siis me ei toimeta kõikidel liinidel samas mahus nagu teistes kvartalites. Kokku olid siis planeeritud hooldustööd 47 päeva ja 3 laeval. Aga tervikuna on see, et Tallinkil on väga selgelt efektiivsus ja kulud fookuses ja nagu juba ütlesin, et selle aasta suvele läheme optimistlikumalt vastu kui aasta tagasi. Kui nüüd liikuda edasi energeetika juurde, siis energeetika valdkond on olnud meie portfellis kõige kiiremini arenev ja kõige rahvusvahelisema haardega. Ehk siis tänaseks on Elenger, mis on meie peamine investeering selles valdkonnas, kasvanud juhtivaks energiaettevõtteks Soome ja Balti piirkonnas, mis toimetab ka Poolas. Meie tegevus on üles ehitatud siis 3 samba peale. Ehk siis meil on portfellis infrastruktuuriäri, meil on portfellis energiamüük ja meil on samamoodi siis energiatootmine. Et infrastruktuuris on Elenger Eestis ja Lätis suurim gaasi jaotusvõrgu operaator ja Poolas oleme siis suuruselt teine erakapitalil põhinev võrguoperaator. Et Poola ettevõtte on nüüdseks juba rohkem kui aasta aega meie grupis ja oleme Poola tulemustega väga rahul ja samamoodi oleme siis tegelikult kogu infrastruktuuri segmendi tulemustega ka väga rahul, et nad tegutsevad hästi ja kindlasti neid toetas ka võrreldes eelmise aastaga oluliselt külmem talv. Energiamüügiäris on Elenger siis üks kõige suuremaid maagaasi tarnijaid Balti ja Soome piirkonnas. Peaasjalikult müüme gaasi, aga samamoodi müüme siis ka elektrit ja seda siis lõpptarbijatele kõigis 3 Balti riigis ja Soomes ja Poolas samamoodi ka. Ja kokku on meil siis kliente umbes 77 000. Energia tootmise valdkonnas on meie fookus taastuvenergia tootmisel. Kõige tähtsamaks on siin kasvamas biometaani tootmine. Oleme selles valdkonnas Eesti suurim tegija. Meil on siis oleme kokku investeerinud 3 juba tänaseks toimivasse biometaani jaama ja siis Halinga suurfarmi juures asuv biometaani tehas on käivituse faasis ja üsna peagi ootame siis esimesi biometaani koguseid juba sealt ka. Kui nüüd liikuda edasi järgmise slaidi juurde, et siis kvartaalses vaates esimene kvartal sellel aastal oli energeetikas väga tugev. Meid kindlasti toetas ka külm talv, mis kogu regioonis maagaasi tarbimist kasvatas üsna oluliselt. See tuli nii tavapärasest maagaasi tarbimisest kui ka sellest, et oluliselt rohkem toodeti maagaasist elektrit. See mõjutas natuke ka meie turuosa, mis hoolimata kasvanud mahtudest natuke langes, aga selle põhjuseks oli peaasjalikult juba nagu mainitud see, et oluliselt rohkem toodeti maagaasist elektrit. Segmendi EBITDA ligi 40 miljonit eurot, oluliselt tugevam kui aasta tagasi, et aasta tagasi oli vastav number 31 miljonit eurot, et selles mõttes tulemustega väga rahul ja mis on ka oluline, et üle pikka aja võrdlusbaas, kui numbreid aastases vaates võrrelda on igati adekvaatne, et ei ole olnud viimase aasta jooksul ühtegi ostutehingut, mis võrdlusbaasi segaks. Mis on kindlasti olnud meie energeetika segmendis väga oluliseks teemaks on siis konflikt Lähis-Idas. Oleme oma portfelli juhtinud väga selgelt selle fookusega, et tagada siin regioonis maagaasi varustuskindlus ja ma arvan, et selles mõttes oleme väga palju tööd teinud. Meil on teiseks kvartaliks planeeritud 5 LNG kargot, ehk siis luua juba talveks ära reservid, et siin regioonis meil oleks klientide jaoks maagaasis olemas. Ja ma arvan, et kui siin tarbijate poolest vaadata, et siis kõiki energiakandjate hindu on konflikt kõvasti tõstnud, aga hetkel maagaasil on see mõju olnud kõige väiksem, ehk siis maagaasi kasutajad on kõige vähem saanud sellest konfliktist pihta. Ja nagu me oleme ka eelmistel kvartalitel rääkinud, et biometaani ja bio-LNG roll kogu aeg meie tegevuses kasvab, et esiteks me järjest laiendame oma biometaani tootmist, aga samamoodi ka siis biometaani punkerdamine, kus meil peamiseks kliendiks on Tallink, et see on kasvanud, et esimeses kvartalis oli umbes 3/4 gaasist juba kõik biogaas, ehk siis kliimasõbralik kütus ka meie MyStari ja Megastari laevades. Nii, kui nüüd liikuda edasi kinnisvara juurde, siis
meie 3 põhisegmendist on kinnisvara kõige väiksem, aga selle roll kontsernis on väga oluline, et tegemist on stabiilset rahavoogu tootva varade baasiga. Kinnisvara ei ole sesoonne, ehk siis ta aitab tasakaalustada ülejäänud äride tsüklisust ja loob meile ka päris palju sisemisi sünergiaid, kuna enamus varasid, mida meie grupp kasutab, on meie enda grupi poolt ka omatud. Meie portfell on siis kokku umbes 141 000 ruutmeetrit, mis on siis valmis ja välja renditud. Kokku umbes 18 objekti ja samamoodi on siis meil hetkel arenduses umbes 46 000 ruutmeetrit pinda. Kui nüüd võrrelda eelmise aasta esimese kvartali tulemustega, siis ka kinnisvara segmendis on tulemused mõõdukalt paranenud. Müügitulu on kasvanud, renditulu on suurenenud ja samamoodi on EBITDA kasvanud, et võime tõdeda, et segment on jätkanud stabiilse rahavoo teenimist, kuigi viimasel ajal siin liiga palju uusi investeeringuid meie poolt pole tehtud. Ja samamoodi on meil siis endiselt töös mitu olulist arendusprojekti, et täna avati klientidele siis Tallink Expressi hotell, mille renoveerimine siin eelmisel nädalal lõppes. Esimesed kliendid tegelikult olid majas juba eelmisel nädalal. Lasnamäel jätkub siis depo kaubanduspinna rajamine ja samamoodi siis oleme Radisti 7 siis ühe lao ja büroohoone rekonstrueerimise laiendamisega toimetamas. Ehk siis võime üsna kindlalt öelda, et kinnisvara segment ei tooda ainult tänast rahavoogu, vaid loob uut väärtust järgnevalt. Nii, aga siin ma tõmban joone alla, annan sõna tagasi Ainile. Et Infortar investeeringuna. Kokkuvõttes usume, et Infortar on investorite jaoks atraktiivne just tänu oma hajutatud varabaasile, tugevale bilansile ja aktiivsele omaniku rollile. Meie portfell põhineb valdkondadel, kus sisenemisbarjäärid on väga kõrged, varad strateegilised ja rahavood on väga tugevad. Edasine kasv keskendub ikkagi rahvusvahelisele laienemisele, uutele investeerimisvõimaluste otsimisele ning sünergiate kasvatamisele olemasolevate tegevuste vahel. Ja muidugi oleme investor, kes osaleb aktiivselt otsustamisprotsessis ja suudab hallata suuri kapitalimahukaid projekte. Meil on selleks juba päris suur kogemus, nagu ma ütlesin, bilansimaht on ligikaudu 2,5 miljardit, üle 2,5 miljardi. Et stabiilne hajutatud rahavoog toetab nii dividendimakseid kui ka uute investeeringute tegemist ja 2026 aasta esimene kvartal kinnitab, et meie strateegia töötab, tulemused on tugevnenud, bilanss on kindel ja oleme valmis jätkama kasvu ka muutlikus majanduskeskkonnas. Et nagu ma ennem ka ütlesin, et meie missioon on olla kriisikindel, inflatsioonikindel ettevõtte ja dividendi aristokraat. Ja mis on nagu tagantjärgi vahva vaadata, et aastal 2020, kui algas COVID, et algas nagu esimene kriis COVIDiga seoses, 2022 tuli Vene-Ukraina sõda, kus nagu teine kriis tuli kohe otsa ja nüüd ma tahaks öelda, et aasta 2026 on võib-olla see aasta, kus me hakkame majanduskriisist välja minema, kus on loota, et majandus hakkab kasvama, et sisuliselt 5 aastat oleme kriisis olnud ja Infortar on kogu selle aja olnud kasumlik ja maksnud dividende. Aitäh ettekande eest, et liigume siis edasi. Meil on saadetud ka mõned küsimused, et vastame need ära. Esimene küsimus, Martti, sulle, et oskad sa tuua mõned põhjused välja, miks energeetikas turuosa langes? Energeetikas oli esimeses kvartalis see omane, et toodeti hästi palju maagaasist elektrit ja kuna kõige suuremad elektrijaamade omanikud siis tegelikult ise impordivad seda maagaasi, siis nii-öelda turuosa mõistes see on see osa turust, kuhu me ligi ei pääse. Et kui me vaatame nagu meie oma mahtusid, mis kasvasid päris tempokalt, siis meil on igati põhjust rahuloluks ja ma arvan selles mõttes, et seda, et see turuosa on natuke väiksem, tegelikult ei ole iseenesest mingit pidi probleem, et pigem see lihtsalt näitab seda, et siin regioonis järjest rohkem gaasist elektrit toodetakse, mis tegelikult on hea, et see võiks tuua allapoole neid tipuhindasid, see on selgelt juhitav energiatootmisvõimsus ja ütleme ettevaatavad kindlasti
usume, et võib-olla mingi hetk hakkab kogu turu gaasitarbimine sellest tulenevalt ka kasvama. Aitäh! Elering on andnud meedias teada oma plaanist rajada suures mahus gaasijaamasid. Kas see importeri energeetikasegmenti või Elengeri tegevust ka mõjutab? Kindlasti. Esiteks me oleme huvitatud igal juhul sinna tendrile minema. Aga mis mulle nagu kõige rohkem meeldib, on see, et on nagu kaks põhjust. Esiteks, me oleme kogu aeg rääkinud, et Eestis, et miks elektrihinnad on talvel või kui tuul ei puhu või kui päike ei paista, miks elektrihinnad on kõrged, on sellepärast, et meil ei ole piisavalt juhitava energia võimsust. Ja nüüd tundub, et energeetikud on sellest aru saanud ja kasutavad olemasolevaid tehnoloogiaid ja me saame selle, kui need juhitavad energiat, need võimsused saab valmis ehitatud mingi paari aasta jooksul või 3-4 aasta jooksul, siis ma arvan, et enam selliseid kõrgeid elektrihindasid me ei näe. Et nagu on siin vahetevahel olnud mingi 4000 ja 500 ja 800 ja nii edasi, et siis nad lähevad ütleme normaalsele tasemele. Et probleem on ju selles, et roheenergeetika, kui vaadata nüüd nende punktidena, siis päikeseenergia on päikesepatereid osas on juba ületootmine. Et tegelikult nagu päike paistab, on energia hind tuleb arvatavasti tootjatel juba peale maksma hakata. Tuuleenergias veel seda ei ole, aga igal juhul, kui tuul puhub, on juba energia hind mõistliku suurusega. Ja nüüd on seda vaja, et kui päike ei paista ja tuul ei puhu, et oleks juhitavat võimsust ja varasematel aegadel mõeldi, et kasutame vesinikku ja akusid ja nii, aga kuna neid tehnoloogiad ei ole veel piisavalt efektiivsed, siis on minu meelest väga õige, et ei sülitata ennem vanasse kahe või uus valmis on, eks, et praegusel momendil võetakse siis need tehnoloogiad üle, mis töötavad ja gaas on kõige kiiremini reageerib, eks. Et gaas saab ju mõne hetkega läheb kohe tööle, kui toimub mingisugune, ütleme, kui jääb energiat või elektrit jääb puudu, siis ka gaasi katlamajadega saab kiiresti selle taastada. Et selles suhtes ma arvan, et see on õige suund ja teine punkt on, mis on ka veel õige suund, et räägitakse, et gaas on importooraine. Jah, ta oli importooraine. Kui meil nüüd Alinga biogaasijaam valmis saab, siis arvatavasti peale seda on juba Eestis me toodame biogaasi või taastuv energiat, siis toodame ligikaudu 15% Eesti tarbimisest. Kui nüüd veiste arv või põllumajandustoodang tulevikus kasvab, mis on meil geograafiline asend, on selleks väga hea ja tegelikult põllumajandussaadused lähevadki väga paljud eksporti, siis me tegelikult oleks võimelised biogaasi tootma kogu Eesti vajaduse ära rahuldama. Ja ka biogaas ja naturaalne gaas on sama valem CH4 ja juhul kui tulevikus tulevad vesiniku tehnoloogiad, siis me saame sellest alati selle üks osa süsiniku ära võtta ja 4 osa vesiniku alles jätta ja kasutada seda kõige moodsamat vesiniku tehnoloogiat. Ma arvan, et Elenger on 10 aastat rääkinud seda, et gaas ei ole osa mitte nagu kliimasoojenemise probleemist, vaid ta on osa lahendusest, et gaas on taastuvenergia parim sõber, ehk siis kui on päikest või on tuult, siis loomulikult on mõistlik seda soodsat taastuvenergiat kasutada, aga on arvestatav osa siiski aastast, millal seda ei ole. Ja ma arvan, viimased aastad on selgelt näidanud, et kui on külm ja tuul ei puhu, siis me tegelikult impordime hästi kallist juhitavat võimsust ja see, kui Eestis oleks koha peal piisavalt gaasist elektri tootmist, siis see kindlasti ka nagu tarbijaks kogu elektri muudaks oluliselt soodsamaks. Aitäh, aga siit ongi hea nüüd edasi minna järgmise küsimusega, et mis siis on Infortari edasine investeerimisplaan ja kas e-piima ost on jätkuvalt laual? Alustame e-piima ostmisest, et kõigepealt me tahame näha, mis seal müügis on, nagu me varasemal ajal olen ka rääkinud, et praegusel momendil tundub, et majandus hakkab kriisist välja minema ja e-piima osas on väga palju huvilisi, et vaatame, mis hinnad selle välja kujunevad, et kui on nagu mõistlikud investeeringud, siis me
me kindlasti osaleme, aga kõigepealt me tahaksime aru saada, mida üldse pakutakse ja millal pakutakse. Et vaatame ja töötame selles valdkonnas, aga mingid kindlaid lubadusi praegusel momendil ei annaks. Aga nüüd, mis meie edasised plaanid on, ega me otsime võimalusi laieneda, et mul on nagu väga hea meel, et meil esimene kvartal oli nii edukas ja see on just tänu sellele, et meil oli varasematel aegadel tegime väga palju investeeringuid, mis nüüd tasuvad ennast kuhjaga ära, et tänu sellele me olemegi nii tugev organisatsioon. Ja kui me tahame areneda, siis me peame leidma neid võimalusi edasi ja suure tõenäosusega ikkagi püüame neid leida väljaspool Eestit, eks, et võimalikult riskivabad või laiemalt tegutseda. Et nagu portfelli hajutada, aga kui te vaatate meie bilanssi, siis meie bilansis võlakoormuse tase on järjest vähenenud, likviidsus on hästi tugev, et selles mõttes me ikkagi väga aktiivselt kogu aeg erinevaid võimalusi vaatame, aga mis meie jaoks on hästi oluline on see, et need investeeringud me peame olema veendunud, et me selle investeeritava raha ikkagi mõistlikus tempos tagasi teenime ja selles mõttes oleme seda rõhutanud, et me otsime kasumlikku kasvu, mitte lihtsalt kasvu. Aitäh, et järgmine küsimus, et rääkisite siin sellest dividendimaksest 3 eurot ja 2 senti, et kes seda siis saavad, et kas täna saab ka veel osta neid aktsiaid või kuidas sellega? Jah, kindlasti saab täna ka osta, et arvatavasti saab kogu maikuu osta ja enamus juunikuust, et kui meil nüüd järgmine nädal me teatame välja aktsionäride üldkoosoleku aja, siis seal enam-vähem pakutakse välja ka see aeg, millal dividendiaktsiad siis fikseeritakse. Aga kindlasti kogu maikuu on võimalik aktsiaid osta, milledele me siis maksame eelmise aasta dividende või sellel aastal. Terve juuni, ma arvan, et selles mõttes, et juulikuu on see, kui me plaanime välja maksta. Ja igal ajal saab sellest, et praegusel vaadates, et me tahame dividendi aristokraat olla, et siis me maksame dividende välja 2 osas, eks, et esimene on siis sellel esimesel poolaastal või esimese poolaasta eest ja järgmine poolaasta, et tegelikult on see nagu pidev protsess. Ja ega meil ongi ju, kuidas öelda, Infortar seisabki 3 vaala peal või 3 samba peal, et ongi, et tugevad aktsionärid, tugev kliendibaas ja väga professionaalsed töötajad. Aitäh, et küsimused said nüüd siin otsa, aga soovitame kindlasti liituda ka Infortari uudiskirjaga kodulehel, et sealt saab siis ka täpsemalt infot nende kuupäevade kohta. Ja aitäh kõigile, kes meid siis täna vaatasid ja neile ka, kes meid hiljem järgi vaatavad, et küsimusi Infortari kohta võib jätkuvalt saata ka minule. Ja kui see on siis tänaseks kõik, et jätkame siis kell 2 inglisekeelse seminariga. Aitäh! Aitäh!